kui sul on mikroettevõte, siis sa tegelikult oled teatud mõttes teinud endale raskema olukorra kui see, kui sa oleksid kuskil tööl, kus sa saaksid teha ukse lahti ja panna ukse kinni. Nüüd sul on nii, et sa ei saa, sul on nagu kõik asjad jooksevad sinu lauale ja kõik rollid, mida moel või teisel ettevõttes on vaja, sa pead ära kandma. Ja see on teatud mõttes selline päris julm, kui öelda, nagu survepaak, milles olla. Kas sealt nagu võimalus on kuidagi teise kohta minna, minu arust on ainult kaks teed, eks ju. Üks tee ongi see, et sa liigud kohta, kus sa siis lähed ikkagi kellegi teise jaoks tööle, kus osa sellest survest läheb siis teistele. Ja sa saad panna, teha ukse lahti, ukse kinni ja sul on teatud mõttes vaimselt hoopis teistsugune olukord, aga sa tead ka, noh, mikroettevõttena juba, et mida see tähendab. See tähendab seda, et sina teed tööd, sa saad oma palga, aga see ettevõte teenib omad kasumid, käibed ja sealt sinule rohkem ei teki. Aga kui sa nüüd lähed teisele poole, siis seal on lihtsalt vaja võib-olla endale selgeks teha, et mida mul on tegelikult vaja luua, et ma saaksin olla selles rollis, et ma ei pea kõike rolle täitma. Ja see ei ole, ükski ettevõte ei ole nii lühike, et ma lihtsalt võtan endale ühe inimese tööle ja siis on kõik korras, et see nii kerge ei ole. Et seal on vaja aru saada, et kui mul on taoline ettevõte sellisel turul, nagu ma olen ja teen selliseid asju, mida me teeme, kindlasti on olemas mingisugused sellised variandid, mida sa kõrval näed, kus keegi on ehitanud keskmisele kujul, et neil on 5-10, 10-15, 15-20 inimest ja siis on teatud struktuurid ja rollid on paigas, kus siis see inimene, kes on omanik, on saanud hakata võtma endale vähem rolle, tuntavalt. Ja ma arvan, et see võib olla see osade mikroettevõtete vedajate jaoks okei tee, mida nad on valmis nii-öelda kandma, aga see ei ole nagu lepne ree, eks ju, et kõik läheb libedalt, sa teed valesid otsused, sa teed valed struktuurid, sa pettud inimestes, osad inimesed on lihtsalt nõmedad ka vaatama sellele, et seal tundus, et kõik oli hästi ja nad teevad sigadusi ka võib-olla ja nii edasi, et kõik variandid on avatud. Inimene liik on kahjuks nagu nii ilus kui ka kole. Aga see on see üks teine tee, eks ju, et kui palju see ettevõte peab olema suur, millised need struktuuri osad peaksid olema, ma arvan, et seda näeb paremini siis, kui sa vaatad, et millised sellel turul, kus ma olen, millised variandid eksisteerivad, kus keegi omanikuna on saanud olla natuke väiksemates rollides. Et ühest küljest tuleb nagu tunnustada või tunnustada neid, kes on võtnud julguse oma ettevõtte luua, aga samal ajal väga palju teavadki selles nii-öelda lõksu kinni ja vist huvitav oli see viimane statistika, et Eestis on vist maksuameti andmetel 150 000 ettevõtet, millest 60% on kasumlikud, mis tähendab seda, et umbes 60 000 ettevõtet 150-st ei teeni kasumit ja kui sa ei teeni kasumit, sa ei saa ka meeskonda kasvatada ja sa oledki nagu selles nagu lõksus kinni ja nad ei ole suutnud nagu sealt nagu välja mõelda ja see on nagu päris suur probleem. Nagu kus see läbipõlemine tuleb, on tihtipeale see, et sa teed hästi palju asju, mis sa oled nagu oma mugavustsoonist väljas, sa liiga palju kas ettevõtted, sa ei oska seda teha, väga keerulisi küsimusi ja nii edasi, et nagu kõik seda tööd nagu mõtestada, ma arvan, et nagu kõik taandub lõpuks sellele, kas sa nagu päriselt lõid kliendile väärtuse või mitte. Kuidas meie nagu mõtleme, et kui on sul nagu keeruline olukord, siis me üritame mõelda, mis on nagu see üks asi, mida sa saad väga hästi teha. Mis on see üks asi, kus sa oled nagu kõigist parem, üks asi, mis nagu toimib ja siis nagu keskenduda sellele. Tihtipeale mõeldakse seda, et see rohi on rohelisem kuskil teisel pool aia taga ja siis üritad teha nagu hästi palju asju korraga ja siis lahendada neid ära. Et nagu minu kogemuses nagu see on nagu vähem väärtuslik, nagu ükskõik isegi, kui sa nagu väga oled spetsialist ühel alal, nagu, et siis võtta see üks asi ja tee seda lihtsalt nagu 10 korda paremini kui teised. Ja selle pealt on sul võimalik hakata järgmise asju ehitama, et kui sa oled nagu keerulises olukorras, siis kõigepealt mina räägin kliendiga, veedan nagu enamus aja seal, kui ma saan aru, mis on see väärtus, mis ma kliendil loon, siis loon selle väärtuse, itereerin selle pealt, siis sealt on nagu võimalik edasi minna. Plahvatusliku varandusliku kasvu tekitamiseks on teatud võimalused. Neid, kes on ettevõtlusega plahvatuslikult oma olukorda paranenud, on ikka dramaatiliselt rohkem kui neid, kes on seda teinud läbi investeerimise või spekuleerimise. Investeerimine ei ole enamasti rikkaks saamise meetod. Investeerimine on rikkuse kasvatamise, ostujõu säilitamise meetod. Olen ka nagu tegelikult täheldanud, et väga tihti avastatakse, et ettevõtlusest on suudetud mingisugune kapital nagu tekitada ja siis tahetaksegi see investeerida oma selle ettevõtluse riskist nagu eemale.
eemale nagu geograafilises kontekstis ja eemale ka siis valdkonna kontekstis. Ja minu meelest see on nagu väga mõistlik lähenemine tegelikult.